Tere! Mina olen Ville ja tulen IT-sektorist. Aga täna räägin ma teile meeskoorist ja meeskoori laulust. Kui kaua oled sa koori laulmisega tegelenud ja kuidas selle juurde jõudsid? 1991. aastal olin ma Estonias seotud muusikaliga Kevade ja toonane Tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori peadirigent Jüri Rent, kes oli ka toona Estonia peakoormeister, isiklikult kutsus mind meeskoori laulma. Tule, et selline kihvt meeskoor on. Mis sulle meeldib meeskoori juures? Laulmine ise on juba rõõmus tegevus ja soojendab südant. Lisaks me kõik oleme edevad ja tahame lavale ronida. Meeskooris on fantastiline sõpruskond ja pikad ja kauged välisreisid ning loomulikult peod naiskooridega. Mida peaksin tegema, et saada koori lauljaks? Kooride sotsiaalmeedias ja kodulehtedel on alati kirjas sügisel ja talvel vastuvõtu katsete ajad. Tuleb minna kohale, dirigendile ette laulda ning siis juba dirigent otsustab, et kas sa saad sinna koori või mitte. Kas kooris laulmiseks pean oskama lugeda nooti? Ei pea. Kuigi sulle antakse kooriproovis noot ette, siis see noot on suures osas sõnade lugemiseks. Dirigendid alati laule õpetades mängivad sulle viisi ette ja siis sa õpid selle viisi lihtsalt ära. Noot on muidugi ka abiks selles osas, et kui sa näed, et kartulid lähevad ülespoole, siis see on vihje, et tuleb kõrgemalt laulda ja kui need kartulid lähevad allapoole, siis tuleb jälle madalamalt laulda. Aga nooti tundma ei pea. Kui tihti käid kooris laulmas? Tavaliselt on koori harjutused kas 1 või 2 korda nädalas. Nendele lisanduvad siis juba esinemised, peod ja igasugused muud põnevad sündmused nagu reisid ja nii edasi. Kus ja kui tihti esinete kooriga? See on väga erinev erinevatel kooridel. Mõni esineb iga kuu, mõnel on kevadkontserdid ja jõulukontserdid põhiliselt. Aga keskmiselt võib öelda, et 1 kontsert kuus vast tuleb ikka ära. Millistesse sihtkohtadesse oled tänu koori laulmisele reisinud? Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor on reisinud kõikidel maailma mandritel. Nii et kõige kaugemad kohad on olnud Uus-Meremaa ja Austraalia ning ka Argentiina ja nii edasi. Kuidas tean, kas peaksin valima meeskoori või segakoori? See on suuresti sisetunde küsimus. Kumb sulle meeldib rohkem, kas segakoor või meeskoor? Naiste puhul siis naiskoor. Nende repertuaarid on ka osaliselt kattuvad, osaliselt erinevad, aga sisuliselt võin öelda, et meeskoori repertuaar on väga lai, väga põnev ning kui sa valid meeskoori, siis sa kindlasti ei kahetse. Räägi üks põnev lugu seoses meeskooriga. Tänu meeskoorile on mul õnnestunud vedada 2 korda laulupeo tuld. Esimene kord 1994. aastal ja teine kord 2019. aastal. Need mõlemad reisid on olnud väga põnevad ja südant liigutavad reisid läbi Eestimaa ning kindlasti jäävad nad elu lõpuni mulle meelde. Anna üks soovitus koori huvilisele. Kui sa soovid kooriga liituda, siis otsi välja endale sobiv ja meelepärane koor. Vaata sotsiaalmeedias, millal on selle koori vastuvõtukatsed, mine kohale ja laula ette. Okas kurku!